Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvusel mul on ka abis Ivo Unt. Ja Ivo Unt siis räägib meile täpsemalt, kus me oleme. Ja siis räägib ka mõne sõnaga endast. Aga nüüd uurime, kus me siis Ivo täna oleme. Mis koht see on? See on tere kõigile. See on Nelipühi kirik. Nelipühi kirik on rajatud 91. aastal, tegelikult täpselt samal kuul, kui Eesti sai iseseisvuks. Aga kogudus on nüüd üle 35 aasta vana aga see hoone nüüd see sai 20 aastat tagasi ostetud, renoveeritud ja on teeninud kogudust kõik need 20 aastat. Ja millega sina siin seotud oled? Mina olen selle koguduse pastor, vaimulik ülevaataja ja olen teeninud täisajaga üle 10 aastat. Ja mitte üksi, ma saan, et sul on pere, abikaasa ja... ma olen abielus 15 aastat ja mul on 3 last, vanim 9, noorim 1. Jah, niimoodi. Aga see kirik, kus me praegu oleme, see asub siis, ma saan, Nevski katedraali ja Kaarli kiriku vahel. Siin on üks nagu, ma saan, mitte auk, aga... Jah, Harju org öeldakse, ja selle kohta öeldakse endine Harju Oru võimland. Paljud meist teavad seda, kui sa Toompea tänavalt lähed Riigikogu poole, siis on paremat kätt, näed seda Harju Oru võimland. Et see saigi 20 aastat, 2005 sai renoveeritud ja kasutusse võetud. See on väljaspoolt ei paistagi nagu kirik, aga see on kirikuna kasutatud, ma saan aru. Ja siia saali mahub, ma ei tea, kas 100 inimest või? Rohkem, normaalselt mahub 200, oleme pannud 300 ka sisse, rõduga koos on 300 võimalik punnitada. Ja teenistustel kui palju kohal käib? Alla 200, ja. Kuskil 150, nii noh. Aga Nelipühi kirik, palju Nelipühi kiriku liikmeid on Eestis, kas sa tead? Eestis on kuskil alla 2000, et 1500 kuni 2000 kuskil seal vahel, kuidas sa loed, noh. Nelipühi kirik tuntud Eestis on võib-olla läbi selle ka, et Lootuse küla on just, ma saan, Nelipühi kiriku all tegutsev. On veel mingid selliseid? Eks see koguduste rajamine 90-ndatel sai sisse ja piiblikool Suurupis oli siis, millega see sai alguse. Ja siis 2000 aastal sai Lootuse küla alguse, mis on nüüd tubli 25 aastat teeninud. Nii et need on üksid nagu tugevad kohad. Ja ajalugu. Ja. Aitäh. Nüüd ma loen mõne sõna piiblist, mida ma pidasin tänaseks sobivaks lugeda. Roomlaste kirjas selline koht, 8. peatükis, 28 salm. Siis on nagu sissejuhatus ka Ivole. Kuna Ivo jagab pärast sõna, siin on nõnda kirjas. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. See salm ei ütle, et kõik asjad on iseenesest head. Valu, kaotus ja tragöödia on päriselt rasked ja valusad. Aga see ütleb, et Jumal suudab kõiki olukordi kasutada, et lõpuks tuua esile midagi head. Jumal on suurem kui meie raskused ja suudab kirjutada ka katkistest lugudest midagi ilusat. Nii. Aga laulame nüüd koos Ivoga siis 2 laulu. Laul Jumal sul ligemal. Jumal sul ligemal, hingab mu vaim. Ülesid vaeva öö, kannab mind haim. Kasvab mu ahastus, ainult üks laul mu suus. Jumal
juhid mind armsasti, kutsuvad taevasse. Jumal sul liigema, ikka mu vaim. Ja kui siit murema kutsud sa mind, koju kus igavest leian ma sind. Taevasse elama rõõmuga tulen ma. Jumal sul liigema, ikka mu vaim. Ja teine laul, sind armastan Jeesus. Sind armastan Jeesus ja sulle ma jään. Sind maailma rõõmudest rohkemaks pean. Mu taevalik päästja, kuningas ka. Keegi mul kandis, siis Jeesus küll saab. Sind armastan elus ja surmaski veel. Nii kaua kui hingan sind kiitku mu keel. Ja astudes orgubel soosistan ma. Kui keegi mul kandis, Jeesus küll saab. Su kirkuse riigis, kus võidub see põnn. Sind armastan rohkem, kui suudaksin siin. Seal kingid mul kroonid, seal laulan vaid ma. Kui keegi mul kandis, siis Jeesus küll saab. Sageli kirikutes on orelid, siin taustal näeme, on trummid. Piibel räägib ka, et ülistage ka trummidega, simlite ja trummidega, vist oli nõnda Vanas Testamendis. Aga siin orelit ei ole vist? Ei ole. Aga siin käib ka kitarriga ülistus, trummidega ülistus, laulavad ja on veel mingid pille. Süntesaatorid, basskitarrid, teinekord ka vaserühm ehk siis puhpilid. Puhpilid. Ja keelpille ka. Nii nagu orelides on puhpilid sees. Ja just, jah. Et siis on niimoodi ära lahendatud. Aga Ivo jagab meile siis täna sõna ja jääme kuulama. Jaa, armu ja rahu meile kõigile ja aitäh tänase osaluse eest. Ma jagan osad, mis minu elus on toimunud, aga mis Jumal on südamesse pannud ja nagu Priidu juba jagas selle Rooma kirjakoha, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja see sõna sai nii elavaks minu jaoks, kui mina olin 15-aastane, mu pere lahutas, vanemad läksid lahku ja suur tragöödia sündis sellesse pere ellu. Ja isa kolis ära ja ema jäi lastega üksi. Aga see tragöödia viis ema kirikusse. Sest et ta tundis depressiooni ja kasvaja tuli ja kõik elu hakkas alla käima, aga ta teadis, et lootus on puudu, ta läks lootust otsima, ta läks kirikusse ja ta leidis lootuse. Ja sellel huvitaval kombel, kui tema leidis, siis mina ja minu 2 õde leidsid ka tee kogudusse. See oli tol ajal Viljandis, see oli Luteri kirik ja me käisime, seal oli kihvt noorte töö, seal oli palju noori, laulsime, ma õppisin aastal 2000 esimest korda kitarri mängima. Esimest korda mängisin ja see oli fantastiline noortetöö. Ja aeg edasi me jõudsime siis siia Tallinnasse 2002 või 2001 hakkasin mina ülikoolis õppima. Ja juhtuski nii, et me sattusime Nelipühi kirikusse. Ja mina tulin Jumala juurde, usu juurde, minu õde tuli usu juurde ja minu vanem õde
tuli ka usu juurde ja kiirkorras vaadates edasi, siis tegelikult Jumala kutse oli kõigi meie üle. Mina sain pastoriks, minu õde, kaksikõde sai pastoriks, tema teenib Viljandis, mina teenin Tallinnas ja minu vanem õde on siis pastori abikaasa, teenib Sakus. Ja täna me õnnistame seda kogukonda, me palvetame, me teenime seda, aga kõik see tuli läbi tragöödia ja nende ema palvete. Nii et ma tahan täna julgustada, armas inimene, kui sa näed mingid läbikukkumisi või tragöödiad, siis tead, Jumal pöörab selle heaks, ta pöörab selle tagurpidi ja ta pöörab seda nii heaks, et sa näed, et see ei ole keegi muu kui Jumal. Keegi muu kui Jumal ei suuda ühte katki läinud pere ümber pöörata niimoodi, et nendest lastest saaksid pastorid ja kiriku tegelased. Nii et see kirjakoht sai minu jaoks väga elavaks ja ma olen tänulik selle eest, nende ema palvete eest, need olid lihtsalt palved, ei osanud ahastuses hüüdist taeva poole, hoia mu lapsi, hoia neid teismelisi ja see töötas omal kombel. Tõenäoliselt oli seal veel palvetajaid. Ja tegelikult üks sõna ka, mis mu südamesse tuli, oli Jesaja 55, 10, 11. Ja see räägib sellest, et otse kui vihm ja lumi, mis tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks kandvaks, et see kannaks külvale, seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suus, see ei tule tagasi tühjalt, vaid teeb, mis on su meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ja võib-olla, et sina mingil ajal on sinu üle mingid sõnu öeldud või sa oled kuskil pühapäeva koolis kuulnud mingisugust juttu või sa oled lugenud Jumala sõna ja piiblit ja mingid sõnad on su külge jäänud. Ma väga kogenud julgustada sind, armas inimene, et need sõnad on justkui vihm või lumi, mis tuleb taevast alla ja selle eesmärk on teha see maapind viljakaks, vilja kandvaks ja see ei lähe tühjalt tagasi. Need sõnad, mis on öeldud, need piiblisalmid, mis on loetud, need õppetunnid, mis on õpetatud, need jutlused, mis on kuulatud, need teevad midagi sinu sees, et need kannaks vilja. Nii nagu minu ema palvetas neid sõnu taeva poole, päästa mu teismelised noored, nõnda sinu elus saavad need sõnad head vilja kandma. Nii et julgustan sind. Nii et kas ma võiks palvetada? Isa, ma õnnistan täna neid teenijaid, armsaid vendi õdesid, kes selles Zoomis on osalejad. Isa, ma tänan, et sõna, mis sina oled nendele andnud ja läkitanud, võiks vilja kanda. Issand, et palved, mis nende üle on pandud, palvetatud vanaemade või emade või vanavanemate või sugulaste poolt. Isa, palun tõesti, et nende elud hakkaksid vilja kandma ja südamed hakkaksid õitsema, sest sinu sõna ei tule tühjalt tagasi. See on nii kindel, see on nii tugev, see on nii sügava eesmärgiga läkitatud, et see võiks kasvama hakata iga inimese südames. Ja Jeesus, ma palun, et tõesti sina vabastaksid kahtlused, hirmud, uskmatuse, kiveduse, pettused ja kõik asjad, issand, et me võiksime tõesti uskuda, et Jumala sõna ja piibel on tõesti see, mis kannab vilja ja kannab head vilja ja pöörab tragöödia võiduks, nagu sinu sõna on seda meile andnud ja öelnud. Ja sinu sõnas võib nii palju rohkem korda teha, kui me oskame paluda või isegi mõelda. Issand, me täname sind selle eest, et täna igal ühel meie elus saab palju rohkem sündima, sest sina oled nii põnevil meist. Ja ma palun, et tõesti see sünniks iga ühe meie jaoks nagu taevas, nõnda ka maa peal. Amen. Amen. Ma siin tänase kirjakoha peale mõeldes, ma mõtlesin ka selle Lootuse küla peale, et see Lootuse küla ka. Inimesed, kes programmi lõpetavad, siis paljud nendest Jumal pöörab ka nende elu. Et mis oli hävitav elu, siis on nüüd selline, ma saan, et kas muutunud elu, aga seal on ma saan ka palju programmi läbinud on pastoritest. Ja ma pidevalt olen põnevil sellest, et tegelikult üks kriminaal, üks sõltlane, üks ühes või teises võtmes hammasrataste vahele jäänud inimene tuleb sinna, saab puhtaks, leiab abikaasa, abiellub ja sünnitab 3 last ja saab pastoriks ja saab piirkonna praastiks. Näiteks täna meil on juhatuse koosolek, kus on minu piirkonna praast tuleb siia, kes on minu ülevaataja, aga on Lootuse külast läbi käinud, täiesti tragöödiast läbi käinud ja Jumal tõstab nii kõrgele,
nii ilusad lood on siia ja ma imestan, kuidas issand teeb seda. Ja siseministeerium on käinud küsimas, kuidas te teete seda, kas me saame ka seda kuidagi teha. Ja nad ütlevad, et Jumal teeb, Jumal abiga teeb, temaga on kõik võimalik. Aga muidugi ei ole ainult pastorid, kes sealt tulevad, ma saan, on ka mingid firmajuhid ja absoluutselt. noortetöö tegijad ja erinevad valdkonnad. Just. Nii, me nüüd laulame veel ühe laulu. See on Jeesus, olen siin, saada mind. Näeme, kuskil on midagi ühiskonnas, mis on vajab tegemist, korda tegemist, siis saame laulda. Jeesus, olen siin, saada mind seda tegema. Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Tahan sulle elada, sind teenida. Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Tahan sulle elada, sind teenida. Jeesus, olen siin, saada mind. Nüüd saame ühiselt paluda meie isa palve. Siis on õnnistussõnad. Kas sina jagaksid õnnistussõnad peale isa palve? Jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja issand õnnistagu sind ja issand hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aamen.